Tänases videos vaatame üle, mida kujutab endast innovaatiline uue põlvkonna Ajaxi juhtmevaba turvasüsteem. Tere tulemast, mina olen Reijo ja mul on siin olemas üks suurepärane turvasüsteem Ajaxi poolt, mis on omakorda ka enim auhindu võitnud turvasüsteem Euroopas. Nagu mainitud sai, siis kõik need andurid siin on juhtmevabad ning nad on ka ülilihtsasti üles seadistatavad ja paigaldatavad, ehk nii kui sa neid karbist välja võtad, on nad juba töövalmis. Lisaks on kogu süsteem täielikult kontrollitav läbi mobiiliäppi, kas siis Apple'i või Androidi pealt, kust ma siis hiljem ka täpsemalt näitama hakkan, kuidas seal kõik üles seada. Muidugi saab selle süsteemiga otse ühendada mõne turvafirmaga ning võimalusel saab ka lisada sellele erinevaid lisakaameraid. Häire korral on mitu võimalust. Süsteem võib teate saata otse turvafirmale ning sulle mobiili peale siis kas SMS-i helistades või ka lihtsalt lisama läbi äpi teavitades. Aga et hea otsa ei saaks, siis sellel süsteemil on ka sisse ehitatud patareid, mis olenevalt kasutusest peavad vastu kuni 7 aastat. Ajax on ka väga hästi igasugustele turvariskidele mõelnud, sest omavahel suhtlevad kõik need seadmed läbi krüpteeritud ühenduse ning andurite vahel olevaid raadiosignaale ei saa segada, sest vajadusel leiavad andurid lihtsalt uue sageduse. Isegi erinevate rikete puhul on Ajaxil kõik lahendused olemas. Aga nüüd vaatame lähemalt, kuidas see süsteem toimima panna. Peamine komponent on muidugi hub, mis siis suhtleb ja jälgib kõiki teisi seadmeid ning kogub vajalikke andmeid. Siin on mul lisaks välja toodud erinevaid andureid, näiteks Door Protect, mis kaitseb akna või ukse kaudu sissetungijate eest, Motion Protect ehk liikumisandur, Fire Protect Plus, mis siis jälgib ööpäevaringselt tuleohutust ning Home Siren, mis häire korral annab helisignaaliga teateid. Loomulikult on tootevalik palju suurem, mul lihtsalt ei mahu kõik need tooted siia laua peale praegu ära, aga et sa ka ise uudistada saaks, siis ma jätan kõikidele toodetele lingi siia alla videokirjeldusse. Nüüd aga paneme siis selle süsteemi püsti ja alustuseks võtamegi välja hubi. Hub näeb siis ise selline väga ilus minimalistlik välja. Taga on siis meil tagumine paneel, mille saame ilusti ära lohistada. Ja siit tuleb meile välja 3 olulist asja. Üks nendest on SIM-kaardi auk. SIM-kaardi lisamisel meeles pidada siis, et siia läheks M2M pakett ja mitte parooliga SIM-kaart. Ning siis on meil ka võrgukaabli ots olemas siin ning ka toide. Ehk siis mina ühendan siin need praegu ära ja siis lähme edasi. Ja nüüd hoiame seda power nuppu 2 sekundit all, kuni siis see punane tuluke siin muutub roheliseks. Nii, Ajaxi logo muutus ilusti roheliseks. Nüüd saame tagumise paneeli ilusti peale panna. Samamoodi liibistame selle sisse siia ja see on nüüd korras. Edasi saame juba selle hubi kõrvale panna ja edasi liiguda äpi juurde, et me saaks siis selle hubi ära ühendada mobiiliäpiga. Ning siis pärast seda saame ka kõik teised seadmed äpiga ära ühendada. Alustame siis sellest, et võtame lahti App Store'i ning otsime üles Ajaxi. Ja võtame siit esimese Ajax Security Systemi ja installime selle endale alla. Nii, ja võtame äpi lahti ja tee endale uus kasutaja. Kuna minul on kasutaja olemas, siis mina lihtsalt login sisse. Kui oled oma kasutaja ära registreerinud ja oled kätte saanud ka SMS kui ka email kinnituskoodi, siis tee kindlaks, et sa paned ka Allow Notifications, muidu ei saa äpp sulle teateid saata, kui on toimunud mingi häire. Nüüd, kui me oleme siin kodulehel, siis valime Add Hub, teeme seda manuaalselt ja paneme endale hubile nime. Kui nimi on pandud, siis lihtsalt valime selle QR koodi ning skaneerime selle siia sisse. Ja QR kood on meil siin all olemas, muidugi selle peame jälle eest ära võtma. Nii, ma võtsin selle eest ära ja juba tundis ära. Ja lisame siis selle meie hubi. Nii, ja nüüd kui meil on hub lisatud, siis lisame ka mõned ruumid siia. Vajutame Add Room ja paneme näiteks elutuba. Siia saab ka foto lisada, mina praegu ei lisa, paneme save lihtsalt. Ja paneme näiteks mõne veel magamistuba, sinna saame näiteks suitsuanduri panna. Magamistuba olemas, mis me veel võiks panna? Esik, miks mitte? Nii, ja nagu näha, meil on 3 tuba olemas, kuhu pärast saame seadmeid lisada ja nüüd lisamegi siia äppi ka teised seadmed. Selleks liigume edasi siia Device tulba alla ja paneme Add Device. Siit valime praegu Device
ja mina võtan esimeseks device'iks, mille ma lisan Motion Protect ehk siis liikumisanduri. Siit on näha, kus asub Motion Protecti tagumine paneel, on-off lüliti ning QR kood, mille skaneerimisel saame selle äpiga ühendada. Ja ma kirjutangi siia liikumisandur ja siis jälle, nagu ka enne, QR koodiga lihtsalt on vaja see skaneerida. Nii, eks võtame kätte, skaneerime ära, juba tundis ära ja paneme selle näiteks esikusse. Nii, ja nüüd paneme add ja nüüd ta tahab, et me lülitaks seadme sisse, ehk siis lülitame seadme sisse onni peale. Nii ja olemas, liikumisandur esikus on meil ilusti installeeritud. Lisame siia järgmise asja, milleks on Fire Protect Plus ehk siis tuleohutusseade. Siit on näha, kus asub Fire Protect Plusi tagumine paneel, QR kood ning on-off lüliti. Ja paneme selle näiteks, paneme elutuppa. Ja samamoodi skaneerime lihtsalt QR koodi, nagu ka eelmisel seadmel. Ja juba tundis ära, paneme add. Ja nüüd lülitame samaaegselt siis seadme sisse ka. Ja olemas. Paneme aga järgmise. Järgmiseks ma võtan ette Home Siren ehk siis sireeni. Siit on näha, kus asub sireeni tagumine paneel, QR kood ning on-off lüliti. Kirjutan siia sireen ja selle võime ka näiteks elutuppa panna. Ning skaneerime ära ka QR koodi. Paneme add ja vajutame Power On nuppu. Ja nii lihtne see ongi ja praegu ta annab mulle märku ka, et lead is open, ehk siis ma võtsin sireenilt tagakaane ära praegu, aga ma panen selle kohe peale tagasi, vaatame, kas ta annab selle peale ka märku. Ja näed, annabki. Panin sireeni kaane tagasi ja kohe andis meile teatega märku. Nii ja mul on siin üks seade veel, Door Protect, mille me võiks siia lisada, ehk siis paneme ukse anduri. Siit on näha, kus asub ukse anduri tagumine paneel, QR kood ning on-off lüliti. Ja et mul see magamistuba jube tühi ei oleks, ma panen selle magamistuppa näiteks. Ning siis skaneerime selle QR koodi ära. Ja hops, olemaski. Ja lülitame seadmega sisse. Nii ja nüüd, kui ma olen kõik andurid siia üles seatud ilusti, siis lähme edasi, vajutame selle haabi peale ja siit ülevalt paremalt nurgast vajutame settingute peale ning siis saame siit juba lähemalt seadistada ülejäänud asju. Nagu näiteks saame lisada uusi kasutajaid, kui läheme siia users alla ning paneme send invites ning meil on vaja lihtsalt lisada selle inimese, kelle me tahame kutsuda siia email. Nagu siin kirjas, siis saab kuni 50 kasutajat ühe haabi alla lisada. Tulles siia userite listi tagasi, siis admini seadete all saame erinevaid õigusi määrata ning saame ka valida, mis notificationid meile tulevad. Nagu näha, siis saame valida, kas teised kasutajad saavad õiguse turvastada või mitte ning kas neil on õigus vaadata ka turvakaameraid. Nii, lähme tagasi siia algusesse haabi settingute juurde ning tulles Etherneti juurde, siis siin saame valida kas DHCP või staatiline, ehk siis kas süsteem annab ise automaatselt seadmetele IP aadressi või valime selle ise. Nii, ja tulles tagasi haabi settingute juurde, siis järgmine oluline asja oleks näiteks geofence, mis siis tuletab sulle meelde vastavalt sellele, kas sa lähed kodust ära või sa tuled koju, et sa lülitaks sisse või välja oma valvestuse. Nii, ja järgmisena asjana meie settingutes oleks näiteks security schedule, kust me saame siis ise automaatselt aja järgi sätestada, millal ta valvesse paneb. Näiteks saame siia sättida, et valvesse läheb kell 9, siis kui me kodust välja lähme tööle ja valvest maha läheb automaatselt ise siis, kui me oleme juba kodus, no ütleme 16:41 jõuame natuke varem töölt koju. Ja siis ta automaatselt lülitab valve kas välja või sisse vastavalt kellaajale. Nii, siin on veel näiteks installers, kus sa saad kutsuda endale professionaali kohale, kes aitab sul siis kogu seda süsteemi üles seadistada, paigaldada, kui sul selleks abi on vaja. Ja security company's siit saab päringu saata turvafirmale, et kui on häire, siis tuleks patrull kohale. Ja kui täpselt ei saa aru, kuidas
see hub toimib, siis user guide all saab lugeda ka manuaali. nii, ja kuna meil on hubi sätted üle vaadatud, siis läheme edasi teiste andurite juurde, ehk siis võtamegi siit järgmiseks liikumisanduri ja siit kohe näeme, kuidas meil on väga palju asju, mida me saame jälgida, aga liigume edasi settingute juurde ja siin me saame muuta ruumi. Praegu on see esikus, saame muuta selle sensitivity't ehk tundlikkust. Saame panna, kas ta on always active või mitte ning saame valida väljumis või sisenemis delay, mis siis on funktsioon, mis praeguse näite puhul ei reageeri 20 sekundi jooksul, kui tuppa tuleb ja ta ei anna valehäiret. Liikumisanduri puhul on kindlasti väga oluline veel teada, et teda ei tohiks paigaldada radika kohale ega puhurite lähedusse. Liikumisandur aktiivne tuvastusala on 12 meetrit ja 88,5 kraadi. Anduri peaks paigaldama võimalikult kõrgele ja soovituslik kõrgus on 2,4 meetrit. Mis veel huvitavat sellel anduril on see, et ta on ka loomakindel. Aga läheme edasi järgmise anduri juurde ja siin on meil tuleohutus ehk suitsuandur. Ja samamoodi näeme, et meil on väga palju erinevaid asju, mida me jälgida saame. Ning settingutesse minna saame samamoodi siis muuta ruumi. Saame lülitada välja erinevaid alarme ja kui näpunäidete juurde minna, siis suitsuandur tuleks paigaldada lakke ja võimalikult ruumi keskele ning soovitatavalt igasse tuppa. Kui aga paigaldate andurit kööki või sauna eesruumi, siis saab välja lülitada suitsuanduri ja kasutada seda ainult temperatuuri andurina. Ajaxi Fire Protect on võimeline töötama ka iseseisvalt ja tal on olemas oma sisse ehitatud sireen. Ja siis lähme edasi järgmise juurde. Järgmiseks on meil sireen. Samamoodi saame jälgida erinevaid asju ja seadete all saame siis jällegist muuta ruumi nagu ikka, alarmi volüümi ning ka selle kestvust. Praegu mul on pandud quiet'i peale, ehk siis kõige väiksema peale, siin on veel laud ja verilaud ning duration ehk siis kestus on mul pandud 3, aga seda saab panna siis kuni 180 sekundit. Panen siia 3 tagasi. Ajaxil on olemas ka välisireen, mis vajab eraldi voolu. Sireen tuleks ilmselgelt paigaldada kuuldavasse kohta ja nagu me näeme, siis saab panna sireeni piiksuma siis, kui me kas valvestame või võtame valvest maha ning saame seda ka piiksuma panna siis, kui toimub entry või exit delay. Järgmiseks ja viimaseks on meil ukseandur. Läheme otse settingute juurde. Ukseanduri ehk magneti juures oleks kõige olulisem see, et määrata talle mingisugune delay, et koju tulles või kodust välja minnes ta ei läheks kohe häiresse. Siin ma panin praegu 10 sekundit ja lisaks tasub teada, et ukseandur peaks asuma siseruumis ja mitte vihma käes. Samuti tuleb see kindlasti paigaldada ukse luku poole ja mitte hingede poole. Ning ukseanduri paigaldamise ajal tuleb jälgida seda, et mõlemad osad puutuksid võimalikult palju kokku ukse sulgemisel. Selle vahe võib olla kuni 2 sentimeetrit. Aga nii palju siis sellest äpist, nii palju neid võimalusi on, nii palju sellest süsteemist, et nagu ma juba mainisin korraks, siis võimalusi on tohutult, seadistada saab väga palju asju ning kogu see süsteem toimibki siis laitmatult läbi sinu telefoni. Aga sellega mina tänaseks lõpetan. Loodan, et sulle meeldis. Mina hakkan nüüd seda lauda siin ilusasti koristama. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!